Ta vist ikka ei ole luule. Kas on mingi vahekokkuvõte ka, et mis see üldine meelestatus? Ei ole ikka kõike. Minu meelest ülilõike kokkuvõte oleks see, et Martin palus mul alustada ja siis mõtlesin, et mina esialgu kogesin, enne kui ma selle teose lugemisele jõudsin, kogu seda kampaaniat või nägin kõike seda suurt reklaami ja sellele teosele, mis oli minu jaoks nii harjumatult suur ja meeletu ja esitusel käisin, kuhu ma ei mahtunud ära isegi ja kus on nii palju inimesi ja et see kõik oli minu jaoks selline nagu paratekstuaalne sündmus eraldi või kuidas selle kohta võiks öelda kirjandusteaduses, et see kuidagi juba ette on nagu panin mütsi tagasi pähe. Et see on juba ette mingi tekst, mida ma loen, mingi asjad, millega ma suhestun ja juba tänu sellele ongi mul juba mingid eelhoiak selle raamatu suhtes. Aga siis liikus edasi Aurora juurde ja siis tulid juba esile seosed Gregori isikuga. Ma ei polnud ikka veel jõudnud raamatuni põhimõtteliselt, aga me rääkisime Gregorist, mida ta on õppinud natuke, me rääkisime sellest, et ta on muusikakriitikuna tuntud, aga muudel alati tegutsenud ja sinna see on, mis see kõik jäigi. Aga mul on juba nagu huvi tekkinud selles mõttes, et noh, et ta nagu esialgu oli nagu luuleline, siis vahepeal oli mul igav, ta hakkas tüütama mind, teda sai nagu palju, siis tulid ootamatult need kirjad. Ma nagu otseselt ei näe nendel hetkel vajadust, võib-olla hiljem selgub, miks. Aga siis nüüd on saabunud filosoofia minutid. Kui autobiograafia on põld, siis mis on peenar? Peenar on eksootilisem, ta on eklektilisem, tavaliselt liigirikkam, tihti toestatud, kõblatud, kastetud, hoolitsetud nagu iga väiksem asi. Küll aga on ta nurga taga peidus, aiast peab sisse minema, et teda kohata. Ta on loodud isiklikuga otstarbeks, kuid avalik, mõnel elutöö, mõnel vähemalt poole aasta toit. Peenral ei kasva lilli, võib-olla saialilli, olen näinud ka päevalilli, üksnes tarvilikke lilli, kummelililli. Et siin ma näen, et inimene on nagu lustinud tegelikult. Et see on nagu see moment ilmselt, kui ta ei vala oma maailmavalu, depressiooni ja muresid välja. Aga see mulle meeldib. Ta on nagu napakas ja ilus korraga. Ja? Et siin ta läheb nagu tagasi oma selle teravuse juurde või selle täpsuse juurde, selle kirjeldamise juurde, mida ta suudab. Nagu Peenramaa kortermajade taga ühiste poolt hallatud tiinesapistest vanainimestest leidub siiski ka pärle, igaühel oma lapp, mõnel kasvuhoone tisti kilest, ühtlasi raske leiutistest autoosadest tehtud toolid, seedest linnupeletid, juhtmetest tuginöörid, vihmaverennidest kastesüsteemid, kahelkividest paarimeetrine kõnnitee. Kõigil on see hauapink, millel päev läbi istutakse kasvuhoones, väike pooltühi metaksa, muu on kilest ja puust, mõtlen midagi selle sarnast. Ilus, nagu jälle, tema nende kirjelduste järgi sellel hetkel, kui ta selle ilusa täpse kirjelduse järgi välja jõuab, see on nagu, et sa saad nagu teatris olla temaga koos põhimõtteliselt. Et on nagu hästi detailitäpne. Ja siis just, kui sulle hakkab meeldima, siis tuleb mingisugune lapsepõlve mälestus, mis valab sulle paagede ja sitta pähe.
Gregori jaoks peenar on nagu siuke mingi suvaline aialapp kusagil kortermaja taga, kus nagu iga inimene suvaliselt topib mingeid asju. Aga minu jaoks peenar on nagu väga kureeritud maalapp, kus sa nagu teed väga rangeid poliitilisi otsuseid, mis läheb umbrohuks või mis on nagu umbrohi ja mis on see, mida sa sealt tahad. Kui nagu mõelda loodusele laiemalt, et siis see nagu mingi tsüklilisus ja kõik on seal väga nagu orgaaniline ja et kuidas mingid asjad närtsivad ja siis järgmised asjad tulevad peale, aga peenrasse on kõik väga reguleeritud ja peenar on ka nagu põhimõtteliselt sul on kevadel ja suvel peenar ja nagu Eestis jah. Sügisel ja talvel on see lihtsalt siuke mingi must maalapp, mis külmub ära ja ega sul seal suurt midagi ei ole. Ja nagu see on nagu väga erudeeritud ja väga nagu mingis mõttes kohati ka elitistlik või nagu see, et sa jõuad oma elus sinna kohta, kus sul jääb aega, et nagu mingit väikest kureeritud aialapikest, mis sulle absoluutselt tegelikult midagi ei too, sest et peenral ei, vale, sul võib ka olla redise peenar, sul võib olla ka spinati peenar. Mul oli kunagi redise peenar, minu esimene enda peenar oli redise peenar, aga et... Aga see on ka väga oluline ju, et see oleks puhas, no et see ei saa olla umbes. Ja, sa teed. See on redise peenar, siin on ainult redised. Siin ei ole ühte kartulit ja mingi paari, ma ei tea, naerist. Ja. Eelmine suvi ka, kui ma ei tea, olin hakanud lugema siis teooriat või midagi, siis vanaema ütles, et nagu pane ära see raamat ja tule aita rohida mul. Läksin ka sinna põllule ja ma mõtlesin, et ma ei suuda, sest et see on nii poliitiline. Nagu, kes olen mina, et öelda, et mis taimedel me peaksime laskma siin nüüd kasvada. Et no, et näiteks saialilled. Et saialilled on muidu väga toredad, kui nad on su peenras, aga kui saialilled on nagu su porgandi peenras, siis sa pead nad välja kitkuma. Ja ma olin lihtsalt mingi, ma ei tea, nagu, kuidas ma teen nüüd sellise otsuse siis, et nii omakasupüüdlik, et kuna porgand annab mulle mingit väärtust ja ma saan nagu porgandi mahla teha ja porgandi salatit, et siis nagu saialilled on järsku mõttetud. Nagu ma olen lihtsalt mingi, ma ei saa vanaema, ma pean minema ja lugema raamatut toas, ma ei saa aidata sind põllutöödega. Et aga korraga uus pani Goodreads siis sellele raamatule 5 tärni. Ja nagu siiamaani minu arust kõik inimesed on minu arust sellel ongi nagu 5.0 nagu mul oli dilemma sellega. Ja sellest ma ikkagi nagu, mina vajan seletust. Ja ma ise vajaks ka. Ma olin eile väga väsinud, kui ma seda tegin. Aga ja mul on siuke komme, et kui ma loen raamatu teist korda läbi, siis ma muudan oma hinnangut tavaliselt madalamaks. Ja ma lugesin selle 1 korra läbi. Kas Goodreads... Ühesõnaga sa ütled, et sa pole tegelikult 5 tärni väärt siis või? Peale esimest lugemist alles. Ei, no mida iganes, aga ühesõnaga... No ma olin 2 vahel, ma olen natukene pahane, et Goodreadsis ei saa panna nagu poolikuid. Plus ma tunnen ikkagi jälle seda, et ma ei tea, kas teil ei ole, et kui ikkagi sõber kirjutab ja värk, et siis kuidagi nagu nii raske on ikkagi selles mõttes. Isegi mina mõtlesin selle peale, tegelikult ei tunne Gregorit, selle ma ei ole pannud. Mõtle, ja samal päeval ma panin Adorno ja Horkheimeri valgustuse dialektikale 4. Minu eks see suurim miinu. Kuidas Goodreadsis peab hindama asju? Kas sõpradele paned 5 tärni, sest nad on sõbrad? Või sõpradega oled ka aus? Aga teistpidi... Või mida tähendab 5 tärni? Mitte üldse hinnang. See on ikkagi peamine. Minu meelest see on jah, sest et mõnes mõttes ju see, et me rääkisime enne alguses sellest tutvustavast tekstist, et lisaks sellele, mis seal öeldakse Gregori ja selle teose kohta, siis seal on ju ka see katkend. Ja see katkend on see raamatus ka, selle saaks üles otsida, aga põhimõtteliselt mõte on öelda see, et Gregor on nagu esimene, kes teeb midagi. Ja selle peale ma mõtlesin päris palju, kui ma nägin ka, et Goodreadsis on nii suured kõrged hinnangud, et mille põhjal me siis paneme neid nagu tärene sinna, et kas see alati tähendab seda, et kui väga mulle meeldis või ei meeldinud, või et kui palju ma ei tea, tahaks sellest rääkida või analüüsida või mis ma sealt leidsin, või et mõnes mõttes võib-olla see on see, et kui palju ma nagu hindan seda, et see teos üldse olemas on. Ja et seal ma küll näen hästi palju põhjendust vist sellele, et panen hästi kõrgeid hinnanguid või et anda hästi palju positiivset tagasisidet teosele, mis võib-olla isegi nagu, ma ei tea, kunstiline pool, võib-olla siin saaks mingi nodida või et mingid asjad nii väga ei meeldinud, aga et see teos üldse olemas on minu meelest nii tähtis, et ma panen siis kõrge hinnangu, mida ma ei tea, et kas inimesed selle pärast panid, aga et minu meelest ikkagi on ju osa sellest, mis käib selle teose ümber, mis ei ole ainult see, et mis siin teoses kirjutatud on ja kuidas,
vaid et just see, et ta on nagu esimene, et ta on uus, et selliseid asju pole nagu tehtud varem, sellistest teemadest pole räägitud, mis ma ei tea, kas on teda või vale, võib-olla natuke ikkagi on, aga et see kindlasti saadab seda teost minu meelest. Meil kes gaasiboileri onu külas, nüüd on meil pärast 2 kuud taas kraanis soe vesi, ei peagi enam kanutis pesus käima või keeduveega juukseid pesema. Ja kui on nagu väga siuke kuidagi enterluule, et siis ma tunnen, et see on nagu laisk ja mul kaob kohati nagu mingi huvi lugeda, sest ma tunnen nagu, et autor pole nagu jaksanud ja siis mul tekib ka nagu, et väga suur osa sellest ongi hästi halb. Ja nagu tihti, et ma tunnen nagu, et mul oli ikkagi kuidagi see, et kui tulid need nagu punktid ja täislaused nagu, et siis mul oli ikkagi kuidagi nagu, et okei, nüüd on nagu mõeldud lugemiseks mingi nagu, et see on nagu toimetatud ja mingi noh. Ei tasu unustada, et ta kuskil ütleb ka, et ta kirjutab kõige rohkem hommikuti siis, kui teil on leebe pohmelle. Et võib-olla seda... No, aga see nagu veel rohkem ju ka vist süvendab nagu seda tunnet, et nagu sa ei viitsin seda kirjutada, ma ei viitsi, miks ma pean seda viitsima lugeda veel, mitte see on nagu võib-olla nagu kuidagi radikaalselt sõnastatud, aga siis... Ega hästi täpselt sõnastatud minu meelest. Aga Elot sõna otseses mõttes ütleb ühes kohas, et kuna ma tulen muult erialalt, eks ju, siis kirjandus on nagu minu asi, siis ma teen seda nagu noh... Et ega mingi, et see tuleb jah, et ma ei pea niimoodi liimistama nagu neid muusikateos. Selle koha peal tekkis... Siis mul oli ka kohe see, et nagu... Seal tekkis mul ka see küsimus, et kuidas ta suhtuks sellesse, kui ma tuleks mingit nagu muusikut niimoodi mängima puusalt tulistades, et ma mingi muusikainimene üldse pole seda nagu õppinud korralikult või kuulanudki muusikat aastatega 5 ja on ju tõesti ja nii. Ei noh, tegelikult minu arust sa võid vaata, minu arust tegelikult asi pole selles, kas sa teed seda nii või sa teed seda nagu, noh, sa võid teha nii ja sa võid teha geniaalse teose, aga siis lihtsalt ongi minu arust see, et nagu kui see ei ole geniaalne, vaata, siis ma tunnen, et see jääb nagu, et ma tunnen mingis mõttes, et selle raamatu kvaliteet ka nagu minu jaoks jäi nagu selle taha, et ma tundsin, et see on laisalt tehtud. Nii-öelda, ma ei tea, kas mängin lolli või olen julgenud nüüd teha seda, mida ma ise teha tahan või mis võib-olla ongi mingitele asjadele, käib vastu mingitele reeglitele just meelega ja sellepärast ka seda kirjutan või midagi sellist. Et siis ka selle sama asja ma võtsin üle nagu kirjandusse, kui seda teost, noh, on vist nagu mingi kirjanduse osa, aga võtsin selle sama asja üle kirjandusse, mind ei huvita nagu üldse, et kuidas asjad peavad olema või kuidas teha nüüd seda niimoodi või kuidas struktureerida seda niimoodi või kuidas teha seda niimoodi, et see oleks nüüd kirjandus niimoodi nagu kirjandusteos peaks olema või niimoodi nagu muusikateos peaks olema, sest seda tehes ma käin mingit rada, mis mind üldse nagu ei huvita ja kus ei ole võimalik teha, niipidi ei ole võimalik teha neid asju, mis mind huvitaksid ka muusikas, et ma ei leia, et niimoodi saaksid kuidagi põnevad asjad sündida. Tead, mida peaks propageerima või? Et nagu, noh, kui sa hakkad algusest ja lõpetad lõpus, nagu tee suvalisest kohast lahti ja loe paar lehekülge ja siis ta järgmisest kohast lahti, et see pea järjest minema, kui mingi koht on raske jätta vahele või vaata lihtsalt illustratsioone. Nagu kvääri oma lugemiskogemust. Ja see ei ole üldse kväär nagu neid mõtteid niimoodi siis nagu ka nagu kinni panna, et see võib-olla peaks olema paberipatakas siis et nagu seda nüüd kokku köita on ju ka väga nüüd nagu noh, ma ei tea, 16. sajandi Saksamaa, sisse me köidame neid raamatuid ja trükkime siin. Mina vist tegelikult maadlesin selle nagu žanri küsimusega päris palju, eriti alguses ja ma tundsin ennast üsna nagu pealiskaudse lugejana, sest ma kuidagi jäin sellesse kinni. Ma tundsin nagu, et miks see mind nii väga häirib, aga ma kuidagi osanud nagu näppu peale panna, et noh, kas meil on päevikut ja siis vahepeal mõned tekstid mind üldse ei köitnud, sest mulle tundus, et nagu päevikuna need ei kõneta mind. Kui on päeviks, ma nagu tahaksin, et see on inimene, kes kuidagi on tähenduslik mulle, aga ma väga ei tunne, et noh, mis ta kirjutab päevikusse või mis ta teeb, nagu noh, mind väga ei huvita. Miks mind peaks huvitama? Ja siis, kui ma lugesin nagu kunstina või luulana, proosana, siis ma kuidagi mõtlesin, et noh, et aga ei ole nagu, et kuidagi nagu noh, et jah, natuke tekkis see lohakuse tunne. Ja siis ma nagu proovisin sellest kuidagi lahti lasta, aga mul oli jah kuidagi keeruline, et ma ei suutnud nagu nimetada, et mis see on. Ja siis ma proovisin kuidagi ülaseda sellest, et just ma hakkasin mõtlema, et ma olen lihtsalt nii nagu kuidagi normikindel ja ma võiks sellest võtta see tekst nii nagu ta on, aga ma kuidagi... Ja siis ma nagu seda ka hästi vist suutnud, siis ma lõpuks nagu rahulsun selle päevikuga kõige rohkem. Ja siis mulle hakkasidki vist meeldima just need, kus ta mõnes mõttes siis jah lohakalt, aga nagu lihtsalt rääkis mingeid asju, et seal nagu tundsin teda kõige rohkem ära, mul oli kõige lihtsam temaga suhestuda, sest et
teistel puhkudel mul jah, see jäi kuidagi kaugeks, et ta ei olnud nagu ei liha ega kala. Aga selles mõttes, et tõesti ma mõtlesin selle peale hästi palju, sest et ma justkui oleksin väga tahtnud, et ma lihtsalt nagu loen teksti ja et ta on tekst ja mina olen lugeja ja rohkem ei ole. Aga ma nagu ei saanud sellega hakkama hästi. Kõige suurem kujund, see Peenra enda kujund on ka muidugi minu arust päris hea leid ikkagi, need Peenramaa vestlused. Ja minu arust see klapib, ma mõtlesin, et see klapib nagu üsna hästi kokku nagu selle sisekõne nagu mingisuguse monoloogi, see Peenra kujund on minu arust. Et kui me mõtleme, enam, ma ei tea, kuidas teil on, nagu mõtleme oma mingi sisekõne asjade peale, siis no üsna arvaga üldse, et see ei ole nagu mingisugune pikk nagu ühtlane nagu selge narratiiv nagu mingi laiutav nisupõld või mis voogab niuhtlase, vaid need ongi nagu pigem nagu peenrad. Et üks jupp siuke, teine, siin on kartul, siin on väike porgandijupp ja need kuidagi katkendlikud siuksed nagu sisekõne, siuksed pisikesed jupid, nagu peenrad, ja selles mõttes mulle meeldis see kujund ise ka, et täpselt see raamat ja niimoodi see sisemonoloog nagu läheb. Mu ema jälestab, kui inimesed ei häälda asju õigesti. Viimasel ajal on talle hakanud meeldima kombucha. Mulle kah vahepeal maitseb, komposti maitse. Nüüd iga kord, kui me koos poes oleme, ütlen, kuule emps, võtan meile veits kombuutit ka. Kodus ütlen vahepeal, et tahad ma valan sulle natuke kombuchit. Tavaliselt ta lihtsalt pööritab silmi ja ütleb jah või parandab mind ja ma vabandan lihtsalt öeldes õigus, vabandust, ma ei tea. See on lihtsalt minu jaoks naljakas, minu jaoks lihtsalt naljakas. Mu lemmiknimed siiani on olnud komškin, komputs, kombuki ja mu kõige lemmikum on kombussi. Kombatškin, komps, ketamiin. Emps, kas toon sulle ketat? See on ka päris naljakas, aga ta ei saaks vist aru. Mulle see oli väga visuaalne elamus ka, aga mitte ainult või mitte isegi eelkõige nagu nende, ma ei tea, illustratsioonide või selle teksti rütmistatuse poolest, aga kuidagi selle visuaalsuse poolest, mis minu enda peas kaasa hakkas käima ja mängima ja isegi heliliselt ja ma ei tea. Võib-olla tõesti millest ka, mis on veits nagu tähelepanuta jäänud või mainisime, et siin on see muusikaliin, et vähemalt minu jaoks ka siin on nagu mingi heliline dimensioon, et samamoodi tundes Gregorit, et see hääl on ju, tema hääl justkui kajab mu peas, kui ma seda loen, aga tõesti, et minu jaoks oli ülinauditav lugeda või olles muusikateaduse taustaga seda, kuidas ta komponeerib oma teoseid. Ja kui oli ka see, et ta nagu ütleb ka välja, et ma ei ole ju kirjanik, et siis võib-olla natuke kulundütlusega ka see nii-öelda uue muusika kui žanri isa Arnold Schönberg küll juba 100 aastat tagasi hästi tsiteeritud ütlus, et kunst sünnib vajadusest, mitte oskusest. Ehk et nagu tegelikult see sinu tehniline atribuutika on küll nagu oluline, aga kui sul ei ole seda ideed seal taga või nagu vajadust, miks praegu maailm just seda teost vajab, et siis sa võid osata küll, aga see ei ole kunagi nagu päriselt hea või nagu ta ei reflekteeri seda maailma, mis seal ümber on. Ja selles mõttes, et me just Gregoriga hiljuti nagu arutasime nüüdismuusika üle, me oleme ka Sirbi Veergutel sõdu pidanud, et miks see nüüdismuusika on oluline ja miks on naisautorite kaanuni alt välja tõmbamine oluline ja see on ka nagu samamoodi, et tänapäeval näiteks nüüdismuusikaga see, mida Gregor viljeleb, on nagu hästi pelutav, sest inimestel on mingi väga dogmaatiline arusaam, et see on midagi tohutult keerulist ja see on atonaalne, et seal ei ole neid niisugust konventsionaalharmooniat nagu muusikas me iga päev kuulame, aga teisalt hea nüüdismuusika ongi see, et kuna ta tuleb vahetult sellest maailmast, kus me kõik elame, et siis ta on ka nagu sellepärast suhestutav. Ja mul tunne, et nagu olles nii palju, kui ma olen Gregori muusikat kuulnud, siis täpselt see printsiip on see, mida ta nagu järgib ja kuna ta väga on nagu sotsiaalselt tundlik kõige selle suhtes, mida me mõistame kaanoni all on ja kuidas need reeglid kõik käivad, siis samamoodi ta nagu, tema muusika sünnib vajadusest näidata, et meil on need teemad ka, sest et meil oligi see mingi EMTA ehk siis Muusikaakadeemia sõda, et seal mängitakse ainult surnud mees heliloojaid ja kuidas mujal Euroopas nagu see norm, et kui sa oled interpreet ja õpid kõrgkoolis, siis sinu lõpukavas on üks naishelilooja, üks kväärhelilooja, üks sinu koduriigi helilooja, üks nüüdishelilooja, meil on ainult Bach ja Beethoven. Et selles mõttes, et Gregor ka nagu kas või nende teemade valgustamise või avardamise koha pealt minu jaoks täidab väga olulist lünka, et selles mõttes minu arust see muusika ja see just üldse nagu mingi heliline dimensioon on nagu hästi oluline. Tahtsin küsida sinu käest, et see üks asi on nagu sisu ja see on räägi muusikast, aga kas sa oskaksid tuua midagi konkreetset välja, mis on selle raamatu vormis või kompositsioonis midagi sellist, mis võiks tulla nagu sellest, et ta on nagu
muusika helilooja või kusjuures me selle peale üritasin mõelda ka just nagu see, kuidas ta kirjutab ilma nende suurtähtede ja komade ja asjadega, et see on nagu natukene aleatooriline või nagu siuksed nüüdismuusika kirjutamise võtted just selle nagu kuidas ma seda mitte muusikateaduslikult keeles seletan, nagu et hästi fleksibiilne, et sa võid neid tükke nagu tõsta ja suvaliselt visata. Kus need kohad ka, kus ta paneb nagu neid käike, need on ka... Et see on nagu sest, et hästi palju nagu nüüdismuusikast ongi ju et see noot kui selline ise ei ole nagu see traditsiooniline täpid joone peal, vaid on tohutult palju erinevaid noteerimise viise aleatoorikas, et selles mõttes minu jaoks oli küll mingi see nüüdismuusika... Igaks juks ütlen, et kirjandus on ka neid asju 150 aastat teinud. No eks ole. Et tegelikult ega uus muusika ka ei ole üldse uus, see on juba 100 aastat vana, aga selles mõttes küll, et nagu just ka selles kirjapildis ja visuaalias on tunnetada mingit sellist, vähemalt minu jaoks, võib-olla ma loen selle siia sisse nagu meelevaldselt, aga mingit sükest nüüdismuusika ja sükest kompositsiooni. Kardan, et meie suhe kujuneb keskmiseks Eesti Torsis väikelinna pere suhteks. Isa on vait ja sureb vaikides. Ema räägib tema eest ja luubib limbos. Ütleb kõige peale, ma olen nii vana, ma olen nii vana. Minu vanuses. Ma ei arva, et minus oleks nagu jaksu 100% see läbi lugeda. Ma olen liiga vana selle jaoks. Et hästi palju asju on need, mis ei ole minu jaoks olulised. Et ma ei taha lugeda näiteks mingisugust võimalikku unistuste seksikirjeldust samal ajal, kui keegi pihku lööb. See ei ole minu jaoks huvitav, et see ei anna mulle mitte midagi, kui kirjanduses on olemas tegelikult nagu rohkem ümbernurga või kuidagi kujundlikumaid sama asja kirjeldusi. Nad on nagu hästi selline, need isiklikud jutud on nagu hästi lauaga löödud minu jaoks. Minu arust see on jumal normaalne, minu arust niimoodi võikski kirjutada või nagu see on siuke kuidagi palju kodusem või inimlikum, võib-olla see fiktsiooni vajadus, et ma ei loe enam väga palju fiktsiooni, mis ei ole nagu teadlik valik ja nagu Gregoriga intervjuud tehes ka me rääkisime, et see nagu, et tihti kui see fiktsioon tuleb ka nagu mingisuguste keskealiste valgete heteromeeste poolt, et siis võib-olla see on ka nagu ma vist ei viitsi temaga nagu tegeleda, aga ta lihtsalt nagu, et et seal fiktsiooni puhul on kindlasti ka see, et nagu kelle perspektiivist see väga või see lugu nagu räägitud on. Aga teisalt nagu ka see, et ma ei tea, nagu maailmas me oleme ikkagi nii rahvusvahelised selles ka nagu, mis infot me saame või et seda lugude paljusust on nagu meie ümber nii palju juba, et kui ma loen nagu mingi, mis toimub Palestiinas või kui ma loen nagu näen Facebookis millegipärast või TikTokis, kus inimesed jagavad oma igapäevaelust, ma ei tea, kusagil olles Amish kunagi lapsena kusagil USAs, et see on nagu, et need on päris inimeste lood, aga seal on nagu nendes päris inimeste lugudes, mis minuni jõuavad, on nii palju mitmekesisust juba. Ma ei tunne vajadust nagu, et ma tahaks lugeda millestki, mille keegi on välja mõelnud, et see päris elu on nagu nii suur väärtus ja neid lugusid on nii palju juba huvitavaid, et tegelikult palju põnevam on see, kuidas need inimesed ise sellest räägivad, nagu milliseid võtteid nad selleks kasutavad ja mis sinna nagu ümber ennast poogib. Et see lihtsalt nagu väga resoneerub mingi sellega, kuidas ma mõtlen või kuidas ma kellegi mõttemaailma tarbida soovin. Minu arust see on nagu nii normaalne. Nagu sellest on ju nii lihtne aru saada. Milline mees ma olen? Aspeta, lähme teeme suitsu. Ma pean vist tanklast läbi käima. Kas sa laimi mahla panid ka või? Tähenduslik silmavaade. Oota, tule korra minuga kaasa. Katkine klaas. Ma armastan teid 114%. Lätis on kõik asjad äraspidiselt. Poisid, kas teil liimi on? Kurat, ma olin kuidagi täna enne nii närvis, kui sa tulid. Vaadi vahetus. Mis arvad, mis täna kassa tuleb? Mäest alla, mäest üles, pinkas, ikka ukse panime kinni. Käisis ise kah persse. Kuule, ikka tõesti oli tore, palav on, külm on. Miks sa nii hästi lõhnad? Palju 20-seid oligi. Teeme veel ühe enne, kui ära läheme. Ja teeme 2. Ja ootama keeran valmis.
nagu mis nagu kantilikkus või huumilikus mõttes, et milline on see puhas esteetiline kogemus, kui ma olen nagu puhas sellest nagu, et mul ei ole poliitilisi vaateid, ma ei ole Gregori sõber ega vaenlane. Et kuidas see tekst, et mis see tekst nagu siis minuga, mis seal täpselt seal tekstis on, mis see minuga teeb, et ma ikkagi nagu tunnen nagu, et see toimib või et ma tunnen nagu naudingut lugedes. Ja siis üks asi loomulikult on see, et mille peale mõtlesin, on see, et tal on need mingid kujundid või ma ei tea, kas need on metafoorid, mida sina tead, need täpselt, mida ta on, aga mingid sorti kujundid, mis ta pillab nagu lausesse siin ja seal, ilma milleta lause ei oleks põrmugi nii huvitav, aga see väike asi teeb selle lause kuidagi, ma ei tea, kuidagi ruumiliseks või ta muutub nagu, et ta ei ole enam lineaarne, vaid ta hakkab liikuma nagu erinevates suundades ja ta nagu on siuke avar. See on umbes nagu selle paar aastat tagasi anti see suur kollaste kaantega Bukovski välja. Et umbes selline tunne, et nagu natuke nagu tahaks pooleli jätta, aga ma loen veel. Et iga kord, kui ma lugejana murdun, siis ta nagu paneb ruttu plaastri peale. Et äkki sa ikkagi loed edasi. Nagu see, minu jaoks natukene siuke Bukovski fenomen. Ma arvan, et sealt mul praegu tekkiski, et kui ta väga pikalt kirjeldas, kuidas ta nagu vetsus käis ülidetailselt kõik, millised mured teda enne vaevasid ja mis pärast sai ja kui palju ta oksendas, siis nagu vaikselt läheb kuskile mingisse saksofoni kontserdi juurde. 2 lõket põlevad mu peas, kumbki ei kustu. Balti jaamas toimus filmistseen, mida aga ei filmitud lühikeste pükstega ilusate jalgadega mees ja mööda kõndides mind vaatama, unustas end ära ja komistas äärekivi otsa. Nii, eks ole lause või mis iganes see on, ja siis näiteks üks kujund või asi lisandus, mis siin lauses on, ilma milleta see lause nagu ei oleks minu jaoks nii põnev, oli minu jaoks näiteks see täiend või kujund ilusate jalgadega, mis on mingis mõttes nagu veider lisandus, samas lisandus, mis nagu toimib, et kui lause oleks ilma ilusate jalgadega, näiteks, et Balti jaamas toimus filmisse, mida ei filmitud lühikeste pükstega mees jäi mööda kõndides mind vaatama, unustan ära. Minu arust see lause ei ole nii huvitav, kui lihtsalt see mingi imelik väike lihatus ilusate jalgadega. See täpselt see, mis Mark ütles, see detaili täpsus. Ta näeb detaili, ta näeb ülipisikest asja, mida võib-olla nagu... Nojah, aga mitte igasugust detaili, vaid kuidagi õiges kohas õigel ajal, et selles mõttes, et nagu see lihtsalt ei ole mikro. See ongi detaili valu. Kas sa jätad tahtlikult mainimata praegu minu meelest selle üliolulise bändi siia otsa veel, mis loob omakorda minu meelest lahutamatult olulise konteksti siia ümber? My name is Carrie Bradshaw and I'm a writer. Selle kohta ma just midagi. Su elu on üks õnnetu elu. See on teine asi, see on see, mida ma tahtsin rõhutada. Seks ja linna. Seriaali Seks ja linna peategelane ja Seks ja linna seriaali. Ma ei tea. Sest selle seriaali kuidas nimetatakse, kui need tiitrid jooksevad seal alguses? See on suur asi. Jah, suur nullindate teema, seal on avastseen, kuidas Carrie Bradshaw mingisuguse puffseelikuga jalutab mööda tänavat. Et Gregor on aseksuaalne ja kehaliselt ilmselt on üsna keeruline avada ennast teistele, mis ei ole ilmtingimata ka vajalik, aga et see raamat on suht siuke, et nagu mentaalsel tasandil ta põhimõtteliselt nagu on nagu tehke, mis tahate, et nagu täiesti avatud, täiesti nagu tekib see tunne, et sa saadki lugejana piisavalt lähedale, aga sa ei saa selleks inimeseks või et sa ei saa nagu see tunne, et sa oled juba piisavalt lähedal ja siis tekib veel see trots, et mingi okei, aga miks ma siis täiesti ei saa juba nagu sinna nagu tuuma sisse nagu see, et kui sa oled kellegagi koos ja sa oled nagu cuteness aggression, et sa oled nagu mingi nagu ma tahaks olla nii lähedal, aga sa oled nagu mingi, ma olen juba selle inimese nagu füüsiliselt talle nii lähedal, kui inimene umbes nagu saab olla, aga sa oled nagu mingi ei, aga ma nagu tahaks olla nii lähedal, et ma oleks nagu tema. See on täiega siuke bottom vibe, et sa nagu täiega nagu laud ennast siis letti ja oled nagu mingi palun. See raamat, mis on täielikult avatud penetratsioonile. Et kui sa oled nii avatud, siis see tegelikult on ülitugev kaitsekilp, sest et see on nagu manipuleeritud intiimsus või et sa nagu justkui jätad mulje, nagu sa laod kõik letti, aga tegelikult siis see on ka nagu mingi enesekaitse, sest et kui sa jätad selle müstika või mingi ambivalentsuse, siis sa ei saa kontrollida, kust kaudu või kuidas inimene sulle läheneb.
aga kui sa paned nagu ühe abstraktse lause sisse, siis kurat, sa ei tea, kust kohast see lugeja nagu läbi tuleb, nagu aiaauk. Gregoril ei ole aiaauki, seal Gregoril on lihtsalt nagu kõvad ilusad plangud. Vabandust, ma selle muusika teemaga lendan peale kogu aeg, aga et no mis siin toodi nagu välja need nagu bändid või detailid, need rosinakesed seal kringli sees, mis teevad mingid need tükid nii ilusaks. See on mest ülipuhas nagu muusikaline faktuur. Noh, et sul ongi nagu see, noh, et ala, et kui sul on nagu mingi 4 kohakuti nooti on, et see on faktuur, kuidas need nagu teemad nagu liiguvad, et mõelda sellest just ka mingist kontrapunktilisest stiilist natukene. Mis aasta teha on andeks? See on lihtsalt tehniliselt. Minu üldmulje on võib-olla see, et ta nagu sai aru, et ta tahab proovida seda sellist nagu pidurdamatut voolavat stiili. Ja ta täiega läks selle peale välja ja see on hakanud tööle osades kohtades ja see hakkaski tööle. Aga siis ta läks nagu sellega lõpuni ja ta ei selekteerinud enam üldse, mis materjalid sinna paneb. Siin on nii palju ikkagi nagu sellist triviaalset asja, kuidas ta räägib, kus ta midagi sööb ja joob, et sellist nagu tühja õhku, et ma oleks ikkagi umbes vähemalt 3 võib-olla välja visanud siit raamatust või niimoodi. Aga ma jään kahtlema selles, et siis see poleks võib-olla enam see sama raamat ja see oleks siis juba midagi sellist tihendatumat. Ja praegu on talle väga raske nagu öelda luule minu meelest ja Eesti nüüdisluule lugejale võib ta jääda ikka, jätta mulje hästi sellise nagu tõesti, minu meelest ikka elavad see hästi pornograafilise või sellise lihtsalt sellise šokiväärtuse peal töötavana, et seda on nii palju ja sellist informatsiooni tühja sellist, millega ei ole midagi teha, mis jätab sellisele lugejale ikkagi nagu sellise eksibitsionistliku tühja nagu mulje. Muidugi, noh, ma umbes klassikalise muusika läbi tean seda nagu seda, mis positsioonid nad räägivad ja mul ei ole midagi selle positsiooni vastu, kõigil on ka oma maitse. Andrus Vaarikuga kunagi, kui me tema maal olime tema tütrega ja õppisime Tšehhovit, siis temaga ma rääkisime alguses kartsin, et issand jumal, tema on nagu mingisugune klassikaline teater ja mina olen mingi kaasaegne teater, need 2 asja tavaliselt nagu mingi vihkavad teineteist. Ja siis tema oli nagu täiesti avatud, ongi nagu mina tegelen klassikalise teatriga ja sina tegeled kaasaegne teatriga. Ja nagu sa teed seda hästi, mina teen enda asja võib-olla hästi ja nagu ja see, et me saame rääkida endast 2 erineval nagu positsioonilt teineteist nagu mõnitamata, sest nagu me austame mõlemat. Mina austan klassikalist, tema austab kaasaegsed, aga me tegeleme erinevate asjadega. Et nagu me teame seda ja me austame seda. Sest et on hästi sarnane nagu tavakeelele. Võrreldes mõne väga, ma ei tea, klassikalise luuleteosega on ju, et seda ei ole võib-olla nii lihtne kuulata, sest et see keel on hästi erinev just sellest, mida me räägime pidevalt. Aga et siin mul ikkagi vahepeal tekkis see tunne, et see on nagu liiga sarnane või et noh, et kas tõesti lihtsalt sellepärast, et Gregor on nagu põnev inimene, kes on saanud book deali, et siis iga asi, mille ta paneb notes-appi kirja, on automaatselt kunst. Üks põhjustest, miks ma loen nii palju fiktsiooni, on just see mingisugune kväärperspektiivi puudumine ja muidugi inimhing on universaalne, aga tegelikult küll, et see nagu elukogemuse jagamine ja see, mida Gregor teeb väga nagu otse, et ta jagabki detaile sellest nagu sellest vendlusest, sellel nagu sõbral lahti peksmisest ja nagu anaalseksist ja kõigest sellisest, et tegelikult nagu see on, ma arvan, et see on väga nagu väärtuslik ja väga hinnaline, et mitte niivõrd nagu kväär kui metoodika, mis siin raamatus on ka, aga just Eesti kirjanduses see, et üks asi on see, et kas autor on kväär või ei ole, teine asi on see, kuidas ta seda kogemust avab või seda mõtestab. Et nagu ühiskond on nagu tolerantsem, aga tegelikult, et kas see nii-öelda nagu normatiivne publik ja lugeja tegelikult samamoodi oskab suhtuda kväärtekstidesse, et aga see on ju universaalne elukogemus. Et kas tegelikult nagu, et minu arust see on nagu oluline, et seda perspektiivi oleks. Ja endiselt mulle tundub, et seda on nagu keeruline vahepeal vastu võtta või ongi mingi, oi, miks peab anaalseksist kirjutama. Aga universaalne inimkogemus, nagu ma arvan, et see on väga poliitiline ja ma arvan, et Gregor on ka mõelnud järgmist. Ta isegi on öelnud kusagil intervjuudes, võib-olla see oli isegi intervjuus, mille ta mulle andis. Et ta mõtles nagu tegelikult, et mingid noored lugejad, kes ei tunne ennast tekstides ära. Et jah, et inimkogemus on universaalne, aga kui see niigi ühiskonnas veits nagu erined normist,
siis seal mingisuguste kaaslaste leidmine või mõttekaaslaste leidmine on tegelikult nii nagu oluline ja ma arvan, et see selle koha pealt, et ta kohati on hästi casually mainib neid asju, aga tegelikult ma arvan, et paljude inimeste jaoks, kellel ei ole seda kogukonda ümber või meil nagu kunstinimestena nagu no ilmselgelt me kumbki ei ole nagu rets homofoob ilmselt, ma ei tea, ma tegelikult ei ole küsinud su käest. Ja mingid noored homoseksuaalid kusagil räpinas nagu, kes ei julge oma vanematele välja tulla ja ei saa aru, mis toimub, siis tegelikult see raamat nagu võib olla täiega nagu mingisugune see, et okei, ma tegelikult ei ole üksinda. Aga minule oli üks nendest raamatutest, kus ma olin nagu mingi, issand, sellist asja kirjutatakse ka. Sellist asja kirjutatakse ja tunnetakse ka, et inimesed julgevad sellest rääkida, oli Tõnis Vilu kink psühholoogile, mis oli mul nagu mingi mind blown. No Gregor selles mõttes ühendabki meid kõike, et nagu teab, tunneb, ta on lihtsalt nii tegev kõiges. Kahjuks inimesi, kes tegutseksid mitmes valdkonnas kunstis just, ei ole palju ja neid ka kuidagi nagu kritiseeritakse läbi selle mingisuguse kapitalistliku töökultuuri, et mingi tee ühte asja, tee seda hästi, mis on nii kole asi, mida nagu öelda kas lastele või kellele iganes. Urmas Lüüs kunagi nagu tõi seda meile ette, et vanasti tegid asjad niimoodi, et sa oled ikka ühes asjas ja sa oled tark inimene. Sa oled nagu nii tark inimene ja nii palju lugenud ja pean sind endast nii palju targemaks ja sina ütled midagi sellist. On nagu mineks lihtsalt nagu ma lihtsalt nagu mingi oli lihtsalt katatooniline seal ja lihtsalt nagu jäin mõtlevad mingi, mis asja. No ühesõnaga, et kõhulahtisus tänapäeval ei tähenda mitte sittagi. Või mis siin võiks olla oluline nüüdismuusikas? Jah, nüüdismuusikas kõhulahtisus oleks määr. Siit on sulle klaverisse raisk. Steinway siis palun. Minu arust ikkagi, see ongi täpselt see.